Hääleharjutused. Tšau! Tere! Ilusat esmaspäeva teile! Nagu te näete, siis on täna minu eriliseks külaliseks Liisa! Hai! Täna on meil teile 3 ideed, mida pakkuda jõuluistumisel, jõulupeol, perekonnaga, sõpradega, kellega iganes. Ja need on siis veel viimase minuti ideed, sest et kohe-kohe on ju jõulud käes. Ja need on tõesti super lihtsad. Igaüks saab nendega hakkama. Isegi Liisa sai, on ju. Sul tegelikult vedas, et need asjad, mis välja tulid, sellepärast, et ma kogemata sõin suht palju asju ära enne, kui siin tegema hakata. Aga tõesti, need olid väga-väga lihtsad. Ja see näitab seda, et need olid ka maitsvad asjad nii. Kui te tahate näha, kuidas me need asjad siis valmistasime, siis jääge vaatama. Nii, aga esimese asjana meisterdame siis kuusepuusid ja see on siis meie üks ja ainus soolane snäkk täna. Ja esimene roog on ikka soolane. Just täpselt, siin on mulle nuga. Siis on meil vaja mingit pitasaia või lavashi või tavalist saia, põhimõtteliselt vaba voli. Siis on vaja selliseid pisikesi pretsel, kuidas on pretsel? Soolapulk. Soolapulkasid. Siis on vaja paprikat ja guacamolet. Et saiad tuleb siis lõigata selliseks kolmnurgaks. Liisa oli nii tubli ja tegi selle töö ära meil juba. Ja siis määrime me siia peale guacamolet. Nii. Ja nüüd näeb see siis välja selline roheline. Next step. Next step. Sa võid seda tegelikult teha esimese asjana või viimase asjana. Aga me paneme kuusele jala. Ja selle topime siis kuskilt alt sisse. No nii, näe. Jah, nüüd on kuusepuu jalg. Ja viimase asjana, et tegelikult vist oleks ikkagi siis nagu jõulupuuga, et nagu ehteis ja nii. Siis kaunistame ära me selle paprikatega ja paneme seda siia niimoodi nagu, kuidas see eesti keele sõna nüüd oli? Kard. Kard. Nagu kard. Tekitame sellise tõng-tõng-tõng. Ma olen nagu tänasuse eesti keele sõna. Jah, täpselt. Tegelikult võid seda ka vaata suvaliselt siia panna, aga... Kasutada võib ka näiteks maisi. Jaa, täiesti. Selles suhtes ongi, et tegelikult sa võid kaunistada nagu ükskõik millega. Et tekitada lihtsalt nagu mingi ehete efekti või midagi siia peale. Tadaa! Kuusepuu on valmis. Oi-oi. Vaata, ma olen nunnu ju. On jah, väga ilus. Põhimõtteliselt selliseid soolaseid snäkke pakkuda kuskil jõulupeol või kuskil ülihme nagu. Tähega nunnu ju. Tore! No nii, nüüd pitsa. Kuusepuud meisterdatud ja nüüd asume siis päkapikku mitside kallale. Juhu! See tundub taaskord väga huvitav projekt, mille sarnast mina ei ole varem näinud. Selleks on siis vaja hambatikke, banaani, viinamarja ja maasikaid. Maasikatega on muidugi talvel selline jama, et need ei ole eriti kättesaadavad. Seega meil on üles sulatatud maasikad ja ma loodan, et need toimivad samamoodi, nagu nad peaks toimima. Ja siis on ka pisikesed vahukommid, et nagu tutikene ka olema. Aga samamoodi võib tegelikult seda tutti välja lõigata ka nendest banaanidest. Alustame siis sellest, et pistame selle maasika siia. Esimene maasikas, jah? Otsa. Nii. See on ikka päris raske töö, kui see nii pehme. Siis on tutimitsi äärena on banaan. Ja see viinamari peaks siis endast kujutama nagu pead. Ja siis tutimitsina paneme siia kõik otsa. Selle. Ja sellised mitsid ongi. Vaat selleks meil ei ole täna materjali, jah. Tegelikult saab nagu hästi igast asju edasi mõelda, aga kõige lihtsam nagu lihtsalt snäki idee. Kiire amps. Täpselt. Tada, jah. Ma hävitan kõiki su neid toidu tegemist props. Hästi lihtsalt. Kõht läheb tühjaks nii pika protsessi peale. Ja viimase 3. asjana hakkame me tegema siis... Ma ei teagi, kommikesi. Jah, see vaatepilt on lihtsalt nii maagiline praegu, see lõhn. Ja ühesõnaga on teil vaja vahukomme, sulatatud šokolaadi, värvilisi magusaid pallikesi ja
pikkasid siis neid tikke, grilliimispulgad. Pulgad jah. Mis me tegema hakkame? Paneme vahukommi siia otsa. Nüüd me peaksime selle siis šokolaadiga kokku tegema. Looks like a yummy heart attack to me. Ja siis ma nüüd ei teagi, kuidas see rullimine siin välja peaks nägema nagu. Et nii äge, oh my god. See on siuke tunne nagu sa saaksid olla ise see jäätise putkas, jäätise müüa. Vaata, see on kohe tirgus. Oh no. Midagi sellist see peaks välja nüüd nägema. Oh aga see šokolaad, seda vist peab natuke vähem siin peal olema, mul on siuke tunne. Me vist pingutasime praegu üle. Ma tahaks seda ära süüa. Ma ka teiega. Tämä on vahukommainen. Bye. Wow. See on geniaalne see stand. Jaa, on ju. Hoiavad vaata püsti nagu. Väikesed vahukommid on siin selle sees. Siis aru ei saanud. Ja voila! Nii lihtsad need olidki ja ma loodan, et te saite siit endale mõne uue mõtte, idee, mida siis ehk valmistada. Ja lisaks sellele tegelikult meisterdasin ma selliseid lumememmesid veel Eesti YouTuberite kanalil. Nii et kes on huvitatud nägemast, kuidas ka need valmivad, siis ma panen lingi teile sinna infonupukese alla. Aitäh Liisale, et ta oli nõus mulle seltsiks tulema siia täna. Aitäh, et kutsusid. Ja tegelikult filmisime me ka Liisa kanalile ühe video. Ja see on võib-olla juba ammu seal üleval. Ma ei teagi päris täpselt. Aga ei tea. Kui teile see video meeldis, ärge unustage laiki panna, nagu ikka. Kui te seda kanalit veel teinud ja siis leiad alt selle punase subscribe nupukese. Ja näeme teiega jälle järgmisel esmaspäeval järgmises kollabis, mis tuleb siis selle kuu viimane kollab. Davai, olge tublid ja tšau! Ma pean nüüd selle video ära lõpetama. Tšau!